Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on mul siin Sydney, kes oli nõus tegema minuga tulised küsimused videod. Kas sa oled natuke närvis ka? Ei, ma ei ole, aga su kanal on täiesti muutunud vürtsi kanaliks. Ainult vürtsikad. Rohkem ei tule vürtsikate video, see on viimane vürtsikate video. Meil on siin 16 küsimust, mõlemale 8, millele me hakkame vastama. Ja kui sa mingile küsimusele ei vasta, siis sa pead sööma Crazy Bastard sauce'i, mis on 1, 2, 3, 4, 5 pluss tulise leveliga. Me paneme selle niimoodi nakitsa peale ja siis sööd selle ära, aga teeme niimoodi, et me paneme seda ikkagi nagu palju. See on kokku lepitud praegu, et me paneme palju. No nüüd ma läksin küll närvi. Selle peab 6 kuuga ära sööma. Järgme selle asja paned ühe nagitsa peale. Ja meil on mõlemal 3 elu. Ja oletame, et Sydney võtab ühe küsimuse ja ta ei taha sellele vastata ja ta sööb ühe nakitsa ära, siis ta läheb 1 elu maha ja meil mõlemal on 3 ja 3 elu. Ehk siis, kui ühel inimesel on 8 küsimust, siis 5 ta peab vastama ja 3-ga sa võid süüa nakitsat. Ja neid küsimusi me võtame siit nagu loosig, millele sa vastad. Soovid sa olla esimene, kes alustab? Ei. Okei, ma olen siis ise esimene. Ma olen rohkem närvis kui sina. Ma olen oma elu jooksul nii palju neid vastava joo videoid teinud. Siin on paar nagu tegu ka sees. Ehk siis kõik ei ole küsimused. Siin on mingi 1, 2 maks tegu, kui sa teed neid, kui sa ei söö seda Crazy Bastard sauce'i. Vaatab, kas viitsib. Juba tuli tegu. Näita ühte piinlikku pilti oma telefonist. No, näita jah. Näita oma neid TikTokke, neid veidraid TikTokke, mida sa siin rahvaga jagasid. Sa tegid seda videot nii maha. Siis, kui sa ütlesid mulle seda, nüüd oli imelik, ma isegi õhtul voodis mõtlesin, ma võtan selle video maha. Ei, lihtsalt need olid täpselt sellised imelikud, mega imelikud videod, mida Erol saadab. No, et mitte midagi aru ei saa, siis ta üksinda itsitab nende peale. Need olid väga naljakad. Aga kas mul tekkisid mingi kompleksid? See on mingit poolalasti pilti. No kindlasti on, aga ma ei näita seda. Äkki mul on sulle anda mõni su piinlik pilt? Appi, ma ei pane sellist pilti sinna lõpetada. Ei. Kas see on su privas üleval või? Pane, kustut ära. Vaata, mis inimesed su siin privas on. Ei, seal on mingi Liina Ariadne ja Mart Allik ja kõik näevad siukest pilti minust. No see on päris piinlik ka. Jaa, see on väga hea. Näita seda, see on turvaline ka. Okei, ma pääsen sellest nakitsast siis. Selline pilt minust tehtud Pärnus, kus ma kuskil Liumäe peal olen ja ma ei saa aru, miks ma siukse näoga olen. Ma olen nagu väikene moosipallikene kuskil Liumäest just alla asnud. See soeng ka, miks mul on siit ees niimoodi sirgelt katitud, siis pott läheb taha. Ja prillid on teibitud ka jälle. See on jumala piinlik. Erol käis aastaid nende katkiste prillidega, mida ta alati uuesti teipis, kui teip lahti hakkas tulema ja prillid logisesid. Enne kui ma need Gucci prillid sain. Ja. Cringe, nüüd see pilt jääb igavesti internet. Me ei pääse kunagi sellest. Sinu kord, yes. Ma tahan näha, kuidas sina vastad. Ma ei taha ise vastata. See tundus, et see võiks olla õige. Kas sa oled kunagi mõelnud, et me ei peaks enam sõbrad olema? Kui jah, siis miks? Mitu veel on mõelnud? Jaa, oled mõelnud või? Ei ole mõelnud. Oled küll mõelnud? Ei ole mõelnud, mitte kunagi ei ole mõelnud. Ja miks? Sest miks ma peaks? Sa ei pea valetama, see lihtsalt seda. Ma rääkisin täiesti tõtt. Päriselt. Sinu kord. Nii lebod said. Ma otsisin mingi pool tundi pilti ja sa said... Kas sa kirjutasid seda ja sa olid kindel, et mõtled, et jaa, et ma... Ma tahtsin teada, et hiid. Jälle minu kord. Nii. Ma sain selle vastiku ka. Helista ühele kontaktile oma telefonist ja siis ma panin lõppu, et su kaaslane mõtleks sulle midagi, mis ütlema pead. Mul on üks idee, mis ma tahtsin kirjutada, aga sa võid ise ka öelda, mis ma ütlesin. Mu idee oli see, et ma helistan ütlen, mul on nagu kiiresti raha vaja. Kas sa saaksid mulle kanda mingi... Ja äkki ta kannab ka. Siis on ju win-win-win. Ma helistan Oliverile. Niimoodi. No helista Oliverile ja Oliver on väga hea valik. Est Magics. Tšau. Tere, Erol või? Jaa, Erol. Tšau, kuuled ja? Ma olen siin Tallinnas praegu on ju ja ma kaotsin oma rahakotti ära, aga sa saad mulle 20 € kanda kiiresti. Oota, ma vaatan. Sest et ma ei saa muidu koju, mul on bussipileti jaoks ka vaja, ma kaotsin oma rahakotti ära. Okei, hea küll, teeme nii, kanna. Okei, ma saadan sulle enda pangakonto numbri. Davai. Jaa! Ja ära kunagi seda raha tagasi kanna. See oli praegu promo eest, maksis 20 €. Mingi, oota, ma vaatan, kas mul on raha natuke. Saadan päriselt. Saada konto number muidugi, võta Oliverit raha ära, viimased eurod võtame ära Oliverit. Oota, ma saadan talle päriselt. Ja pool kanna siis mulle ka. Jagamist 8. Okei, nii, nüüd ootame ta vastust natuke aega. Aitäh, Oliver, võtan selle. Kes Eesti tuntud inimestest peaks olema cancelled? Ja miks ka? Seda ei ole siin kirjas. No ikkagi. Lisame. Miks? No neid on palju, Eestis on nagu ei canceldata väga. Isegi kui sa teed mingit jama, siis sa ei saa cancelit. Äkki mingi beebilõust. Beebilõust. Sa pääsed nii easylt.
ma lootsin, et sa ütled mingi, ma ei tea, keegi, kellega sa nagu puutud kokku ka tihedalt, et jaa, tema peaks olema cancelled tegelikult. aga kui mul ei tule paremat, siis see Babylust sobib või? No see on mingi nimi, jah. Ta saatis mulle 20 euri. Ta on veel linna peale! Ei, aga ma ei taha talt päriselt seda, ma kannan talle tagasi selle. Ma võtan veel vaese tudengi viimased. Ei teadnud, kas tal on raha. Ta saatis, et kui saaksid, siis saada Essal võimaluse tagasi mul näpud suht põhjas. Ta mõtles päriselt seda, ta ei saanud aru, et ma tegin nalja. No muidugi ei saanud, ma ka ei oleks saanud aru. Saatsin tagasi. Jälle minu kord. Sa saad ühe sõnaga tehtud kõik küsimused ja ma helistan ja ma ei tea, mida iganes. Kas sa oled teinud või teed midagi, mille pärast sina oleksid cancelled? Jaa. Mida on seal ka kirjas? Ei ole. On? Ei ole. On? Ei ole, ei ole. On? Siin ei ole ütlema, mida. Ma ei vasta, see lõpeta ära, siis mul on päriselt cancelled ju. Sa ei ole või? Vasta. Jaa. Noh, aga mida? See oli sinu paber. Ja kräkime lahti meie Crazy Bastard sauce'i. Ilus hääl. Nüüd tuleb klump. See reaalselt tuleb terve asi su seal. Tuligi. Oh my god, kui palju, aga sa võtad sama palju. Ei võta! Ei, minu viga ei ole, et sa siin hakkasid lollitama. Ma ei ole teinud midagi cancelled, see oli blank. Nagu niimoodi torgib nagu veits. Okei, see jääb keele peale kinni, okei, see on nagu... On. See tuleb hiljem. Mul piima ainult pakkuda. Mõtle mingi vett. Ma vastan kõigele. Järgmiseks korraks teeme extreme väljakutse hot chipiga, iga kord, kui sa ei vasta, võtad hot chipi. Ma räägin, see on täiesti vürtsik channel. Nad seal hot ones siis teevad, vaata neid promoklippe. Kas sa oled kunagi kellelegi Eesti tuntud inimeste DM-i slaidinud, mis sa kirjutasid? Olen ja palju. Ja kellele mida? Nagu me mõtleme ikka DM-i niimoodi, et sa tahad temaga välja minna. Selles mõttes DM-i. Mitte, et lihtsalt, et tšau, mäletad seda projekti, teeme seda koos. Vaid nagu, et tšau, wink. Kunagi, kui ma noorem oli, no sellest on nüüd mitu aastat möödas, mulle väga meeldis Kari Killing, siis ma talle ikka kirjutasin. Kunagi, kui ma gümnaasiumis käisin, siis ma saatsin Andrei Sevakinile mingeid veidraid pilte, sest et ta naeris... Pilte? Sest et ta naeris nende piltide peale ja ta täiega meeldis mulle. Siis ma olin mingi okei, et ma sain su naerma ja siis ma saatsin seda sama pilti rast mingi 20 korda järjest. Enda arust olin ülihumorikas. Ja, et blokki. Reaalselt. Ma nii palju rääkinud. Oh my god. Südameid nägin. Ma mäletan, et see oli mingi vaala. Samal ajal, kui sa otsid, ma mingi hingan mingi... Vaala pilt. Mul just jõudis kohale, mis asja sa saatsid talle. Oi, kui palju tekste sa... Ma olen nagu palju talle kirjutanud. Kari Killingule ma isegi saatsin kunagi nagu mingeid ülimõttetuid nagu Snapi videoid, sest ma tahtsin ta silmis hästi lahe olla. Ma olen reaalselt, 100 korda saatsin seda pilti. Okay. Ja ühesõnaga, see oli minust mingi veider nagu veits kinki pilt ka, kus keegi oli nagu... Kinki pilt? Ma tahan näha! Mingi vaala roleplay või mingi siuke. Mis mõttes sa ei lae ära praegu, kui seda vaja on? Ja näe, vaat seda sõnumit. Saatis sulle oma numbri või? Ta tahtis edasi liikuda peale vaala pilti. See töötas! Ma peaaegu sain ta nende piltidega mõnga otsa, aga et saatis numbri, aga... No mul ei lähe need ära. No kui tekivad need pildid, siis saab lisada, kui ei teki, siis vahetame. Me kasutame oma imaginationit, et kinki vaala pilt Sydneyst ja ta sai kohe Andrei numbri siis selle peale, okei. Aga see oli tõesti väga ammu. Ma käisin gümnaasiumis siis alles, ma ei ole koolis mingi 10 aastat käinud. Minu kord siis jälle või? Jaa. Ma pean jälle sööma! Miks? Tegelikult ei pea. Kas sa oled mõne sisulooja peale kade? Kui jah, siis kelle? Aga see ei ole nagu halvas mõttes kade. Lihtsalt see, et sa tahad, et ta on nagu nii hea, et sa tahad olla tema selles mõttes. No, kes sa tahad olla? Chris Boys. Kes ei oleks Chris Boysi peale kade? Kes ei ole nagu siuke kade. Vaid see on nagu, et nagu Chris Boys tahaks küll olla. Ta on nii ilus ka. Chris teeb nii hästi kõike ja ma tahaks nagu ka. Ja ta teeb hästi ja tal on nii palju energiat. Tahaks nagu ka osata. Jess, ma ei pidanud sööma! See on üks mingi mega suur. Ma võtan see kõige suurema. Ma ei mäleta, mis see on. Ma juba hakkasin tagasi panema. Ma ei mäleta. Kas on keegi Eesti sisulooja, kes on sinu hinnangul ei vääri oma Jaa, on. Ma söön, sest ma nime ei ütle. Ma võin lihtsalt põhjenduseks öelda, et üldiselt ma olen väga aktsepteeriv, tehke oma asju. Kui sa teed nagu eriti sisuloomes, minu arust peab asja tegema hingega ja südamega. Ja kui sul ei ole seda nagu hinge ja südant sees automaatselt, mulle ei meeldi. Tegelikult neid on isegi päris mitu. Aga sama palju paneme. Ma tahan ka, et sa maitseksid. Ma ei ole kunagi näinud siit midagi nagu vültsikad maitsemas. Mis asi see on? See on mingi väike vihmapiisakene siia peale. Okei, see on väga hea. Sydney Nugget. Hot ones.
tulised küsimused. See tuleb hiljem. Ma alguses tundsin, et okei, midagi on. Ja siis oli nagu, siis kui nakits on juba all, siis ikka kestab. Ja äkki sa tallud isegi paremini kui mina. No jah, niimoodi tutsatab. Ja torkab veits nagu niimoodi. Ja, aga suulaes on eriti tunda seda. Aga niimoodi hingama ma praegu küll ei tõmmanud mind. Mis asja? Järgmises videos on hot chipid, kui ma sinuga siia tulen. Meil mõlemal on 2 elu veel. Pane need inimesed paremuse järjekorras ritta ja sina pead ütlema 3 inimest, kelle ma panen paremuse järjekorras ritta. Gossip, Mari-Liis Kaer, Loositädi. Loositädi, mida tema siin teeb? Okei, aga samas selles mõttes sobivad kokku kui tiktokerid. Jaa, teeme, et austuse järjekorras, keda sa austad kõige rohkem. 3. koht kindlasti Loositädi. Esimene koht Mari-Liis, siis Gossip ja siis Loositädi. Okei. Aga päris head nimed ütlesid. Sinu kord, jah? Vali sina mulle. Interesting. Teeme järgmisena niimoodi, ma valin sulle, sa valid mulle siis. Okei. Valin sulle selle. Loe ette viimane sõnum, mis sa oled kellelegi saatnud. Ma viimasena vist saatsin oma meiliaadressi. Kellelegi saatsin meiliaadressi või? Jaa, mult küsiti meiliaadressi ja siis ma saatsin selle. Aga mis vestlus see oli siis? Potentsiaalne töökoht, kuhu mind kutsutakse tööle, kus ma käisin töövestlusel täna, nad tahtsid mu meiliaadressi saada. Ma ei tea, Messengeris viimane sõnum. Emmele vist kirjutasin hommik, sulle saatsin emojisid ja Instas ma vist ei ole ka kellelegi täna kirjutanud. Ma olen täna väga telost eemal olnud. Noh, tööpakkumine ikkagi, business woman, busy woman. Ja nüüd sina pead mulle valima, hä? Ma valin sulle selle. Mis on kõige piinlikum DM, mis sa kellelegi kunagi saatnud oled? Sul on neid kindlasti. On küll. Lõpeta ära. Kõik minu juures on piinlik, lihtsalt sa tahad väita seda või? Pilte, sul on kindlasti väga palju neid pilte, isegi mul on väga palju neid pilte ja DM-e kindlasti on see piinlikuid. Ma ei tea, mingisuguse suvel ma saatsin mingi Jüri Pootsmanile miau DM-i ja see on siiamaani ja ma ei saa seda kustutada. Aga sinu õnneks Jüri Pootsman ei vaata oma requeste. Ma saad veel kirjutada. Olen hea, ma olen mingi pildi talle ka saatnud, aga 2020 detsembris ma olen saatnud miau lihtsalt. Ja ma ei tea, mis kontekstis see on ja ma olen veel midagi saatnud. Ma olen talle palju õnne soovinud, no piinlik. Sinu kord. Meil on 5 küsimust jäänud, ehk siis sulle 3, mulle 2 veel. Kiss, Mary, Kill, mõtle ise. Mina pean mõtlema, okei. Paneme Max, paneme William Trillem. Issa, Max Jüri Pootsman näiteks, võtame tema kohe. Mul oli juba plaan paigas, keda ma musutan ja kellega ma abiellun, aga oi ei. Kusjuures Max on ka üks nendest, kelle DM-i ma kunagi slaidisin. Teda ka simpisin ja olin armunud. Aga ta ei tahtnud mind kunagi. Aga ma isegi mäletan seda juurde. Ja kui ma suhtesse läksin, siis ta tuli minu ja mu kaaslase juurde ja kallistas mu kaaslast. Oli mingi, et aitäh, et nüüd ma sain Sydneyst lahti. Issand jumal. Saatsid, ahistasid teda ka nende vaalapiltidega. Mingide vaalapiltidega. Tõenäoliselt. Ma ei tahtnud ploki panna, siis me oleme kolleegidega aitähes. Ma arvan, et ma abiellun Jüri Pootsmaniga. Ma musutan William Trillemiga, killin Maxi, sest et ta ei tahtnud mind kunagi. Nii, ma ei taha seda sult võtta, aga ma võtan selle pärast selle, et ma ei taha seda võtta. No võtta. Mis on üks asi, mis sind kõrvalistuja puhul häirib, aga sa pole seda öelnud? Ma tean, kohe tean ühte asja, mis mind häirib, aga mul tunne, et ma olen seda sulle öelnud. Mind häirib, et sa ei ole üldse telefonis. Sind ei saa mitte kunagi kätte. Sa ütlesid seda 5 minutit tagasi. Mitte kunagi ei saa sind kätte. Voice message'id sa vihkad, helistada sulle ei julge, välised enne kui helistad. Mina olen täiega siuke rääkija. Oled küll ja sa võid helistada mulle, võid. Ma lihtsalt ise ei helista. Aga no mitte kõik. Sina ära helista mulle, sina võid. Meie grupichat võib helistada mulle ja mu ema ka võib. Ma olen väga selline inimene küll, et tihtipeale ma ka nagu näen teadet, et sõnum tuleb ja ma loen selle ära ja siis ma unustan ära. Hard to get virtually. Aga inimese juures ei häiri väga midagi. Oota, ma mõtlen natuke, aga ei häiri midagi. Täiesti perfektne. Ma pidin heal noodil lõpetama. Näita viimast pilti oma telefonis. See on ka mingi mõtet kindlasti. Tões mingi sushist laudselt lõpet. Ongi või? Me käisime Eraliga söömas. Käisime sushist. See oleks küll oli minu viimane pilt ka olnud, kus üles see sushi pilt. Ei, minu pilt. See, mis ma screenisin, et siia videosse. Aga sellest järgmine on, kuidas me sushit sõime. Aga enne seda ma tegelikult screenisin täna hästi mitu kroonika kommentaari. Keegi kommenteeris mu artiklale, et ma nüüd töötu olen. Kommenteeris sinna, et väga tore oleks, kui ta ikkagi ei hakkaks jälle sotsiaalmeediaga tegelema. Mis oli nii naljakas kommentaar. Sydney võiks oma ninas olevast pullirõngast hakata soovijale raha eest näitama, sellega teenib midagi. Meil on alles mõlemal 2 elu. Isegi see, et läks järgmine kord peab raskemad küsimused. Kellega iganes ma ju filmin järgmise tulised küsimused episoodi, siis tulevad raskemad. Mida sa oma kõrvalisto juures muudaksid? Kurat, ja ma ei saa öelda seda sama vastust, mis ma enne ütlesin. Ma olen midagi uut. Mida ma muudaksin? Sa võiks nüüd sulle tulla. Ma oleks tahtnud teada, mida sina muudaksid. Äkki, et seda, et mul oleks veel suurem muskel? Ei, sobib. Minu meelest sobib. Ma muudaksin seda, et
sul oleks basseiniga maja, et sul oleks palju raha, mida sa tahad jagada. Kui see küsimus oleks sulle tulnud, kas sul oleks kohe midagi pähe tulnud või? Oleks küll. Sa mida oled nii ebakindel? Ma ütlen lihtsalt, et ma ei muudaks mitte midagi. Ma ei hakka ju midagi made up ima, kui ma päriselt ei muudaks midagi. Ja ma ei hakka ka sööma, kui ma ei muudaks mitte midagi. Saatus otsustas, et siit tuleb see viimane küsimus. Palun midagi head, midagi, et sa peaksid sööma või... Mis on olnud sinu kõige ebameeldivam kogemus oma fännidega? No kunagi mulle tuldi koju sisse. Koju sisse? Ja Pärnus elasin, siis keegi lihtsalt nagu astus mulle tuppa. Ja mis sa tegid siis? Ütlesin, et ära tule mu tuppa. Oot, kuidas sa olid seal toas? Kas sa olid nagu diivani peal või magasid? Ma olin vetsus. Vetsus? Jaa, kuulsin nagu mu uks, nagu välisuks oleks käinud ja siis ma mõtlesin, mis asja, et ma ei ole kedagi külla kutsunud, keegi ei peaks siin olema. Siis ma lähen vetsust välja ja väike tüdruk vahib vastu. Ta pärast tuli tagasi ka veel, et see on midagi. Ja üldse nagu maja ette on tuldud seisma, ma ütlen jälitatud, aga seda ma ei saa selles mõttes ette heita, et ma olen ise ka jälitanud. Ma kunagi Gregor Lillemetsa täiega jälitasin mööda Pärnu. See on päris ebameeldiv. Nagu see on minu meelest nagu kõige hullem stsenaarium, mis üldse olla saab. Ükskord oli siin ka, et ma istusin arvutis ja siis 2 mingit väikest poissi olid mul siin akna all. Ju nad olid videovärgi aru saanud, kus ma elan ja siis nad tulid siia ja otsisid mu akna üles ja siis ta kirjutas mulle nagu Instasse, et vaata õue, ma olen siin su akna all. Ja siis ma teeskasin, et ma ei näinud seda sõnumit ja siis ma läksin ruttu peitu. Mingi kükitasin maha, et mind ei ole siin. Ja nad päris kaua seisid mul siin akna all. Ja meil said kõik küsimused otsa. Kastet seest on veel palju alles. Kastet on alles palju. Mitu neid videoid. Ja ma loodan, et ma ei olnud väga kaamerast väljas, siin ma hakkasin logelema, kuulasin su vastuseid. Küsimused said otsa, me jäime mõlemad alles 2 eluga, mis on tegelikult päris hea, sest et meil oli kokku 16 küsimust, me vastasime 14 küsimusele. Kommenteerige alla, kellega te tahaksite järgmist episoodi näha, kellega ma teeksin tuliste küsimuste järgmist episoodi. Saa ka mille kommenteeri siis, kui ma selle video kommenteeri. Aitäh, et kutsusid. Jah, aitäh, et tulid ka. Ja kui teile meeldis see video, siis pange like ja subscribe'ige minu kanalit ja näeme järgmises videos. Ciao!